Tähelepanu! Tegemist on elutähtsate teadmiste õppematerjaliga igale avatud tehaste päeva giidile ja tuuri läbiviijale. Video sisaldab reaalseid kogemusi, olulisi teadmisi ning ajale jalgu jäänud müüte. Antud sisu eesmärk on teha tuurijuhtide töö lihtsaks ning külalistele meeldejäävaks. Tervitus tehase giidid! Avatud tehaste päev on lähenemas ja mul on teile mõned juhtnöörid, millega saate tuuridele vunki peale keerata. Aga alustame õige algusest, väljast. Märgista selgelt tuuri sissepääsu ja kogunemiskohad. Lisage sinna linte, postreid, viitasid, kas või punane vaip, et kõik jõuaksid õigesse kohta kohale. Levib müüt, et esimesed 5 minutit pole olulised. Just vastupidi. Algus on kõige parem hetk, et noorte tähelepanu püüda ja hoida. Kaasa julgelt noori kohe esimestest sammudest. Näiteks alusta lihtsatest igapäevanäidetest ja loo erinevaid seoseid. Ma tean, et sinu ettevõte on sulle kõige olulisem. Aga tee esmane sissejuhatus hästi lühidalt. Usu mind, sa jõuad kogu tuuri käigus ära rääkida kõik need olulised detailid, mis algul rääkimata jäävad ja vastata just neile põletavatele küsimustele, mis tegelikult külalistel tekib. Majatuur on see, mille jaoks kohale tuldi. Paku neile selle aja sees maksimum. Sulle usaldatakse tuuriks paljude inimeste ohutus. Et kõik mööduks probleemideta, siis räägi ohutusest juba enne tuuri algust ning korda end vajadusel alati üle, sest igas tehases on erinevad reeglid. Näiteks, kui maas on kollane joon, siis mida see sinu tehases tähendab? Andke põhjendus. Näiteks siin laos on eesõigus tõstukitel, mitte jalakäijatel ja ainus viis ohutult liigelda on kollaste joonte sees püsimine. Ohutus ei ole häbiasi ning reeglid on võrdselt nii töötajatele kui külastajatele. Siit tuleb ka müüt. On arvamus, et noored on tehases ohtlikud. Tegelikult aga on noored päris tublid tehases liikujad, kui reeglid on paigas ja turvanõuded täidetud. Alati võib üle rõhutada, mis võib juhtuda ohutusnõuete mittetäitmisel, kuid see ei ole hirmutamiseks, vaid selgituseks. Viidates noortele, sa ikka tead, et enamasti on tulemas 13–15-aastased noored. Sa ei pea nendega 6-7 nalju tegema, aga kuiv tehase info ei pruugi neile väga veenev olla. Ole vaba ja muganda oma teksti, et asi ei jääks ainult teooriaks, lase noortel füüsiliselt asju proovida ja juhtida. Kõike muidugi lubatu piires, tööd segamata. Selle põhiline eesmärk on tekitada noortes huvi nii ametite kui tööstuse vastu. Küll ta ülejäänud muu info üles leiab. Teiseks, tasub arvestada ka kuulajate teadmistega. Enamasti on need sellisel teemal lihtsalt 0. See on sinu koht särada ja selgitada isegi endale liiga lihtsana tunduvad terminid uuesti üle. Näiteks, mis on lehtmetall või milleks kasutatakse liimpuitu. Mõtle alati nii, et kuulaja pole neist teemadest varem mitte midagi kuulnud. Asjade lihtsustamiseks sobivad alati elulised näited. Enne tuuri mõtle, mis võib olla sinu tehasel või tootel ühist noorte huvidega. Kas ta näeb seda poes või igapäevaelus? Kas anda tootmisliini pikkus meetrites või hoopis 3 jalgpalliväljaku pikkusele viidates? Kas sa oled kuulnud müüti, et noori motiveerib ainult palk? Jah, see on tähtis, aga noori käivitab ka tähendus, areng, tehnoloogia, tiim, vabadus, praktiline oskus ja miski, mis päriselt maailma muudab. Too näiteid, kuidas iga sealne inimene on oluline. Tehases sees võid viidata kõikidele seinast seina ametitele. Ka kontoritöötaja on see, keda isegi tehases välja tuua. Mõtle 3-4 ametipositsioonile või isikule, kes teevad selles tehases midagi teistsugust või ilma nendeta see koht lihtsalt ei toimiks. Tee neist lühitutvustus ja muuda nad staarideks. Sina oled samuti selle tuuri osa, sest sina jääd kõige rohkem inimesena meelde. Seega pole üldse patt ennast esile tõsta ning rääkida oma teekonnast ja positsioonist selles valdkonnas.
noortel ja hakkajatel on tore kuulda erinevaid vaatenurki, mis sinuga on juhtunud või mis sind selle töö juures võlub. Tuuri pikkuseks soovitan ma maksimaalselt 60 minutit ja proovi selle aja sisse ära mahutada nii sissejuhatus kui lõppküsimused, aga ole loov, täpne ja ära kiirusta, sest kiirustades võivad asjad jääda natukene segaseks. Leia ka võimalus kasutada spetsiaalseid peakomplekte. Ilma nendeta kaob pool juttu mürasse, eriti tehases. Peakomplekt on tuuri kvaliteedi võti. Tuur! Tehase tuur. Nii nagu inimestega, nii ka masinatega. 3–5 võtmeprotsessi ja masinat on isu tekitajaks enam kui küll. Keerulisemad tegevused räägi ümber tavakeelde läbi eluliste näidete. Ära unusta mainida, et tööstuses võivad tehnoloogid ja insenerid töötada ka mujalt, kuid kelleta ei saaks liine töös hoida. Pane seda puslet külalistele kokku, kuidas kogu see valdkond on väga lai ja süsteemne. Rõhuta noortele, et tark leiab tööd. Alati on vaja, kes täpselt roboteid ja masinaid seadistaks, programmeeriks ja hooldaks. Kui sul on olnud aastaid täpselt samasugune majatuur, siis vaata oma tuur kindlasti üle, et kas see sobib koolinoortele või investoritele. Ma olen üsna kindel, et neid huvitavad täiesti erinevad asjad. Soovitan rääkida ka oma maja pärlitest, olgu selleks jõusaal, oma köök või oma korvpalliplats. Kui sulle tunduvad need õpetused liialt müügimehelikud, siis ära siiski muretse. Sinu ehedus ja päris sõnadega rääkimine on autentne. Kui hakkad tuuri lõpetama, siis ava ka tausta, kuidas keegi võib oma tee sinna majja tulevikus leida nii spetsialisti või muude karjäärikäikudega. Noored hakkavad varakult oma teekonda otsustama ning sina võid olla väga suur osa sellest. Näiteks räägi, mis haridus teie juures on nõutud, kus seda õppida saab ning kas kõik on võimalik ka ehk praktikandina tulla õppima, sest mõni amet ei pruugi olla õpitav kuskil mujal, vaid nõuab teie juures pea ees sisse sukeldumist ja parimatelt õppimist. Lõpetuseks räägi ka tulevikust, mis on perspektiiv nii tehasel kui nende töötajatel, mida keda vaja oleks. Seo ära näiteks kutsehariduse hea kuvand ja kindel töö eluks. Viimane müüt on, et noored ei julge ega taha küsimusi küsida. Tegelikult küsivad, kui tunne on turvaline. Ütle alguses välja, et rumalaid küsimusi pole, see murrab jää. Kaasa ka ise noori läbi valikvastuste veel viimast andma. Edu tuuride koostamisel ja tuuritamisel!